Issand, ava mu huuled. Et mu suu kuulutaks sinu kiidetavust. Jumal, tõtta mind päästma. Issand, rutta mulle appi. Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule. Nõnda kui alguses oli, nüüdki on ja jääb, igavesest ajast igavesti. Aamen. Issand on kuningas. Ülevusega on ta riietunud. Issand on riietunud, ta on vöötunud võimusega. Ka on ta kinnitanud maailma, et see ei kõiguks. Sinu aujärg on kinnitatud muistsest ajast. Igavikust oled sina. Sinu tunnistused on väga ustavad. Sinu kojale on omane pühadus, Issand, igaveseks ajaks. Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule. Nõnda kui alguses oli, nüüdki on ja jääb, igavesest ajast igavesti. Aamen. Lugemine Püha Johannese evangeeliumist 3. peatükist. Jeesus ütles, te peate sündima ülalt. Tuul puhub, kuhu ta tahab, ja sa kuuled ta häält, kuid ei tea, kust ta tuleb ja kuhu läheb. Niisamuti on kõigiga, kes on sündinud vaimust. Nikodeemos kostis, kuidas see on võimalik? Jeesus vastas talle, sina oled Iisraeli õpetaja ja ei tea seda. Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, meie räägime, mida teame ja tunnistame, mida oleme näinud ja ometi ei võta teie meie tunnistust vastu. Te ei usu mind juba siis, kui ma räägin maistest asjadest. Kuidas te usuksite siis, kui ma teile räägiksin taevaseid asju? Ja ometi ei ole keegi läinud üles taevasse peale inimese Poja, kes on tulnud taevast alla. Ja nõnda nagu Mooses ülendas kõrbes vaskmao, nõnda peab ülendatama inimese Poeg, et igaühel, kes usub, oleks temas igavene elu. See on püha evangeelium. Kiitus olgu sulle, Kristus. Nikodeemos oli üks juutide ülematest, lugupeetud ja haritud mees. Ta oli traditsiooniga hästi tuttav, kuid ta ei klammerdunud sellesse, vaid tundes Jeesuses ära kõrgemal tasemel õpetaja, kõnetabki teda ausalt ja austusega. Ta uuris imestades Jeesuselt, et kuidas on võimalik sündida vaimust. Nikodeemos ütles talle, kuidas saab inimene sündida, kui ta on vana? Ega ta saa ju minna tagasi oma ema üska ja teist korda sündida. Niisiis juurdleb ta Jeesuse sõnade üle oma maisele tarkusele toetudes, nagu meile inimestena ju omane on. Kuid Jeesus näitab, et nii jätkates ei jõua ta kuigi kaugele. Et Jumala riigist arusaamiseks on vaja leida mõistmisele uus sisu, on vaja uuesti sündida vee ja vaimu kaudu. Ehk ta rõhutab sellega ristimise olulisust. Me usume, et saame ristimises kristliku kiriku osadusse. Seega justkui sünnime uuesti ja saame oma taevase Isa perekonna liikmeks. Jeesus selgitab vaimu toimimist meile tuule abil. Ju selleks, et maise maailmaga piiratud inimesel seda lihtsam ette kujutada ja mõista oleks. Ta püüab seletada vaimse maailma toimimist, saades aru, et inimestel ei ole lihtne uskuda millessegi, mida nad oma silmaga näinud ei ole. Ometi ei jäta ta meid sellesse enesekesksesse arusaama justkui passiivselt puhkama, vaid kinnitab, et just temast
saame me ammutada jõudu. Sellist jõudu, mis võidab kõik kannatused, võidab kurbuse, võidab valu, veel enamgi. Ta ütleb julgustuseks, et igaühel, kes temasse usub, oleks igavene elu. Aamen. Ja me palvetame. Püha Jumal, sina elad valguses ja kaotad ära kõik varjud. Valgusta oma ligioleku heledas ära ka patu ja hädapimedust, mis meid ümbritseb. Ja ära lase Kristusel, õigluse päikesel, kunagi meie südameis loojuda. Luba meil selle aja pimedusest pääseda valgusesse, milles sina elad. Seda palume Jeesuse Kristuse, sinu poja, meie issanda läbi. Aamen. Ja palvetame üheskoos ka nõnda, nagu meie õnnistegija Jeesus Kristus ise on õpetanud. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Ülistagem issandat. Tänu olgu Jumalale. Issand, õnnistagu meid, hoidku meid kõigest kurjast ja juhtigu igavesse ellu. Aamen. Aamen.